vaenlane, taso, vaenlane, taso. Võta roheline mees, kes läheb paremalt poolt. Taso. Kõik, kes käia saavad, tulge siia. Plahvatus. Relva ma panen malevassegi. Kus mu relv on? Tõmba siia siit teha. Taganevada. Kas? TCC on inglise keeles tõlgituna siis taktikalise lahingkannatanu käsitlemine, see nii-öelda siis kontseptsioon või õpetus, mis on siis paika pandud selle jaoks, et kõige efektiivsemalt aidata võitlejaid, kes on siis saanud vigastada lahinguväljal. See hakkab pihta juba tegelikult üksikvõitleja tasandist, ehk siis SPK sõduri baaskursus ja ka Kaitseliidus samamoodi siis Kaitseliidu sõduri baaskursuse tasandilt, aga meie täna õpime siis seda parameediku tasemel, mis on siis 2 taset kõrgemal. Et kuidas siis parameedik saab kõige efektiivsemalt aidata, kui lahingupaariline ja üksikvõitleja tasand on juba oma töö teinud, sanitar on oma töö teinud ja sealt edasi siis tuleb parameediku tase, kuidas siis aidata kõige efektiivsemalt seda kannatanut. TCC-d rakendatakse siis kõiksugustes vähegi ette nähtavates lahinguolukordades, näiteks siis jagurünnakul või rühmrünnakul, kaitses, varitsusel, rännakul, kõik, mis vähegi pähe võib tulla. Et igal nii-öelda siis selle liigil on omad väikesed nüansid, mida jälgida, aga see põhi TCC kõik põhineb ühel ja sama siis algoritmil, mida me siin siis ka läbi trillime. Mis sul Valus on. Kus valub? Jalg on katki. Jalg on katki. Kus nad läksid? Algoritm sisaldab endast siis nii-öelda esmast ja teisest ülevaatust, mis on siis kannatanu hindamiseks ja vastavalt siis leidudele kannatanu vigastustele ja reageerimine. Näitena koosneb ta tähtedest C, A, B, C, D, E, ehk siis on nii-öelda tähestikku pandud. Need tähestikud kõik tähed sümboliseerivad kõik siis nii-öelda erinevaid sõnasid, mis siis C kui verejooksud, A kui hingamisteed, ehk siis inglise keeles airways, B kui breathing, hingamine, kõik sagedused ja kas see on normaalne ja nii edasi, C kui siis circulation ehk siis vereringe, D kui teadvus ja siis E kui keskkond. Ma enne mainisin, et on esmane ja teisene ülevaatus, et kui see tähtede osa oli siis esmane ülevaatus, läheb ta edasi siis teiseseks ülevaatuseks. Seal võetakse ette siis inimene põhimõtteliselt pealaest jalatallani, nii külgedelt eest tagant ja vaadatakse siis täiesti jupphaaval iga detaili siis vahele jätmata kõiksugused luu terviklikkused, kas kuskilt on veel leitud mingisuguseid verejookse, muid vigastusi, marrastusi ja vastavalt siis leidudele jällegi, kui midagi on, parandatakse või üritatakse selle probleemiga siis tegeleda. Nendega päevade jooksul tehakse läbi kõik faasid, mis sinna ette on nähtud, ehk siis algab esimesest faasist abi tule all, kus on siis see nii-öelda kõige primaarne kannatanule abi andmine, jääb väga siuksele algsele tasemele ja seal on siis eesmärk kannatanu varjesse saada ja kontaktist lahti saada. Tunneb siis seesama TCC algoritmi faas ehk siis nii-öelda abi taktikalise abi faas, kus siis tehakse läbi kõik see pikk algoritm. Seejärel kolmas faas on siis abi nii-öelda transpordil, ehk siis peale seda, kui kannatanu on siis stabiliseeritud, tal on abi antud, hakatakse juba jooksvalt ka tegelikult varasemalt, organiseeritakse talle siis transport järgi ja sealt võetakse siis see asi üle. Nii reamees kuni kindralini igaüks peaks oskama seda TCC-d mingisugusel tasemel. Et nii-öelda uuringute näitajate tulemusel, kui igaüks seda oskab, siis need suremus nii-öelda protsendid on tunduvalt väiksemad.
et parameedikul ei ole haavatuga midagi pihta hakata, kui eelnevalt ei ole see haavatus olnud abi, et kui haavatu eelnevalt abi ei saa, nagu varem sai räägitud, et siis üksikvõitleja ja sanitari tasandil juba abi andmata, siis on lihtsalt väga suur oht, et see haavatu ei jõua sellises konditsioonis siis parameedikuna, kus teda oleks võimalik enam aidata.